no nii, umbes täpselt 2 aastat tagasi olime siin samas kohas, käisime vaatamas, kuidas need blindaažid vee all välja näevad ja nüüd oleme me tagasi varustatud vahepeal veidi suurema hulga infoga, ehk siis meil on olemas mõningad joonised ja nüüd me lähmegi vee alla kontrollima, kas asjad näevad nii välja seal all, nagu joonised meile ütlevad. Oh, kuule, aga võimas. Ehk siis ma ei tea, kas see on nüüd Eesti koopasukeldujate meka saab olema, aga seal on all olemas käik, mis läheb selles suunas. Ehk siis täiesti võimalik, et see joonis, kus oli peal kirjutatud maa-alune käik, et seal ongi sellesama blindaaži maa-alune käik, kus on näha, et paekivi sisse on raiutud sellised siis, kui kõik ülejäänud on puhas betoon ja ilus sileraudlagi, siis see käik on raiutud sellise paekivi sisse. Ehk ma seal meetri läksin sinna edasi, aga siis ma ei hakanud sinna praegusel hetkel rohkem sügavamale minema.
aga peaks ütlema, et see on võimas koht. Ehk siis kogu sein on ilus haljas betoon, põrandal on siis vastavalt sõltuvalt tubadest mingi sentimeeter kuni 4-5 sentimeetrit sellist mudakihti, suht kergesti lendluvad. Uksed on kõik alles, ehk siis uksepoldid on nähtavalt roostes ja kogu siis lae, see konstruktsioon on ilusasti metallist näha ja lae konstruktsiooniga on veel see, et ühes ruumis oli õhutasku ehk siis sai pea veest välja pista. Ehk siis sellised tulemused teiselt ekspeditsioonilt.